Sattusin sisearhitektuuri erialale tänu EKL Akadeemia kaudu. Ma otseselt ei teadnud, mida ma peale gümnaasiumi lõppu teha tahaksin, aga ajapikku siis tekkis siuke idee, et võiks ruumiga midagi teha. Ja siis uurisin ja leidsin siis EKL Akadeemia ja käisin selle läbi ja siin ma nüüd olen. Sisearhitektuuri ma otsustasin tulla sellepärast õppima, et juba 12-13 aastaselt ma nägin ennast tegutsema sisearhitektina ja ma teadsin, et minust peab saama sisearhitekt ja tänaseni ei ole see nägemus minus endas muutunud. Sisearhitektuuri eriala juures on kõige ägedam see, et meie tööks on kujundada inimest ümbritsevat keskkonda ja kuna eestlasena veedame suure osa ajast siseruumis, siis ongi see kõige olulisem keskkond meie ümber. Hindan kõige rohkem siis enne sessiaegseid siis päevi. Seal saab alati üle rahulikult järgi mõelda nende valikute peale, mis ma tegin, et kuidas ma planeerisin nende aega. Ja siis on kõige rohkem see töö tegemine intensiivne ja siis õpib kõige rohkem läbi vigade ja katsetuste. Kõige ägedam kogemus oli koos terve kursusega ehitatud paviljon Valga linnas, millele siis eelnes väga pikk projekteerimine, mis oli meie jaoks esmakordne kogemus. Saime käia läbi kõik vead, kõik õppida vajalikud õppetunnid ja selle käigus ka siis oma kursusega koostöös ise nullist ehitasime ka selle paviljoni üles, mis siis nüüd Valga linnas ilutseb. EKAsse õppima tulles purunes mul päris suur müüt, nimelt nagu juba Kunstiakadeemia ütleb, et siia oodatakse kunstnikke, aga samas ma ei ole terve elu kunstiga tegelenud ja siin ma praegu olen. Nii et tegelikult pole tähtis, kas sa oled terve elu kunstiga tegelenud või sa ei ole üldse tegelenud. Kunstiakadeemia ootab tegelikult kõiki siia. Minu soovitus sisseastujatele on see, et jätta selja taha kogu gümnaasiumi haridus, sest et praktiline õpe on hoopis teistsugune kui akadeemiline ja EKAs avaneb väga äge maailm, mida avastada.